Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Sel korral räägime taas automaksust. Rahandusministeeriumi värske analüüs toob esile, et automaks täitis 2 põhieesmärki osaliselt või üldse mitte. Loodetud mahus tulu jäi tulemata, autoturg sai šoki, soovitud rohepööre ei õnnestunud. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on meedias kõlanud hinnangud eksitavad ning jätavad tähelepanuta maksu ühe põhieesmärgi autostumise pidurdamise. Kas tänane olukord hüüdis juba tulles ning seda oleks saanud vältida või on tegemist lihtsalt tänase paratamatusega? Seda arutan oma esimese saatekülalisega, kelleks on Eesti Autoomanike Liidu juhatuse liige Priit Tammeraid. Tervist! Tere! No, mul on teile moodustatud siin 10 küsimust ja ma loodan, et see olukord või see pilt, mis siit välja joonistub, väga selline masendav olema ei saa, aga alustame. Kas midagi nendest saavutamata jäänud eesmärkidest tabas teid üllatusena? Olgu siis siinkohal enne vaatajatele öeldud, et kogu selle automaksu arutelu juures olite teie üks valjuhäälsemaid vastaseid või kriitikuid vähemalt. Tõepoolest, Eesti Autoomanike Liit on tõenäoliselt ainukene organisatsioon, kes on vabariigi rahandusministrile Riigikogu saalis andnud sumpsi, täpsemini veoauto sumpsi. Ehk siis anti talle selle üle tema nii-öelda siis saavutuste tasuks. Ei tulnud tegelikult üllatusena ja selle sissejuhatuse juures ma tahaksin täiesti sekundeerida, et tõepoolest neil eesmärgid täitusid osaliselt ja täielikult selles osas, et nad suutsid keerata kokku käki ja teise külje pealt see, et nad suutsid tekitada autoturu šoki, mida oli absoluutselt ette näha. Kas seejuures te ütlete, et kui eesmärgid täitusid, kas te arvate, et nende eesmärk oligi keerata kokku käkk? No, vaadake, sadulsepp teeb saduleid, tõldsepp teeb tõldasid, sosssepp teeb sossi. No, ma arvan, et antud juhul see võib-olla niimoodi oli küll, sest algusest peale oli aru saada, et auto, mootorsõiduk on personaaltransport, see on tarvilik ese. Kui see inimestele, kelle jaoks on see väga suur kulu, tekitad kulu veel suurema, samas neil ei ole seda sissetulekut, siis on ju loogiline, et sa tegelikult lükkad kogu turu kaosesse. Mida seal oodata oli? Kas arutelu enne mootorsõiduki maksu kehtestamist oli piisavalt laiapindne või sai juba alguses selgeks, et nui 4 see maks tuleb nii ehk naa ning diskussioon oli pigem selline poliitiliselt motiveeritud? Et me näitame, et me justkui arutame erinevate selliste sihtgruppidega selle olukorra läbi. Ma tahaksin öelda, et Eesti Autoomanike Liit osales sellel nii-öelda juttu leidnud ümarlaual Rahandusministeeriumis, kus olid erinevad osapooled, ütleme siis kasusaajad, loodetud kasusaajad ja siis nii-öelda ohvri esindaja ehk siis meie, kelle pealt seda kasu loodeti lõigata. Seal oli täiesti selge, et see maks tuleb ja see on täiesti kindel. Sellel hetkel, kus juures ma tahaksin öelda, et Amtel oli väga tugevalt selle maksu tuleku poolt. Teise külje pealt ma tahaksin öelda, et kes oli veel selle poolt, oli Eesti Autolammutajate Liit, ehk siis sealt nagu joonistus välja pilt, et Eesti inimeste elutsükkel saab olema transpordi osas selline, et nad lähevad ostavad poest uue auto ja siis viivad selle kohe lammutusse. Ja kõik on õnnelikud. Ehk siis võib-olla sellel hetkel see šokk ei tundunud nii-öelda nii suur nende huvitatud osapoolte jaoks, aga samas kui vaadata nii-öelda siis möödunud aasta numbreid, siis turg on muidugi kukkunud. Kui neid numbreid vaadake, statistika kannatab ju väga paljusid nii-öelda erinevaid varjundeid, aga kui te vaatate seda müüdud autode hulka ja samas te mõtlete selle peale, tegelikult eelarvelised ettevõtted vahetavad samuti välja autoparki. On teatud erandid, kes on automaksust küll vabastatud, aga enamus, nii-öelda kohalikud omavalitsused, riigiametid, nemad ju maksavad automaksu. Ja hea kuulaja kindlasti teab seda lugu väiksest tibust, kes nii-öelda nokib maast ussikese. Ehk siis ütleme niimoodi, et see makstud automaks
mingis osas sellest, mida täna välja öeldakse, on ju tulnud riigieelarvest, et minna sinna samasse riigieelarvesse tagasi. Ehk siis tegelikult oleks äärmiselt aus, kui öeldaks ka välja, et kui palju registreerimistasust tegelikult tuli eelarvelistest vahenditest ja naases sinna samasse eelarvesse. Kas see ootus või lootus, et Eesti inimene hakkab eelistama elektriautosid, oli absurdne, utoopiline? On meie taristu, meie pindlaadimispunktid kõik selleks üldse valmis, et tavakodanik, kes peab sõitma, ütleme näiteks Tartu-Tallinna vahet või siis Kuressaare ja Viljandi vahet, et nad vahetaksid enda tänase tavapärase auto elektriauto vastu? Vaadake, lisaks jalakõndimisele, jalgrattaga sõitmisele, mootorrattale sõitmisele, ma tegelikult sõidan ise ka elektriautoga. Et pilti oleks liiga tore, siis mul on ka Dodge Ram. Elektriauto on äärmiselt hea sõiduvahend teatud kasutajaprofiilile. Ehk siis, kui nüüd küsida, et kas ta on kuluefektiivne, pigem ma ütleksin, et ta ei ole. Kui te räägite nendest inimestest nüüd, kes peavad tihti käima Kuressaares, kes peavad tihti käima Lõuna-Eestis, kes peavad tihti käima Tartus, nende jaoks, ma tahaksin öelda, et inimene peab enda isiklikku aega üldse mitte hindama, et sõita elektriautoga, sest ma võin tuua kogemuse. Siis, kui ma sain enda elektriauto uuena poest kätte, siis mul tütar õppis sellel hetkel Nõo keskkoolis ja jäi haigeks. Ma pidin täislaetud autoga sõitma Nõkku ja tooma ta tagasi. Ma sain teha Tikupoisis 2 peatust. Te võite arvata, mida see mu kehakaalule tegi. Aga tegelikult, mida see tegi ka mu nii-öelda ajagraafikule, sest külget autode puhul, need elektriautode puhul on antud nii-öelda laadimiskiirus. See laadimiskiirus on ideaaltingimustes. Tegelikult on see, et sa saad selle elektriauto laadida kuni 80%, mis juba vähendab seda nii-öelda järgmist läbisõitu, pluss on see, et talvel külma ilmaga see laadimiskiirus väheneb oluliselt. See tähendab seda, et sa oma päevakesest tunnikese veedad laadija küljes. Ja annaks jumal, et see laadija su autot siis laeb. Sul peab olema telefon täis äppe ja nii edasi. Ma tahan öelda, et see ei ole praktiline, see ei ole mõistlik, see infra ei ole igale poole jõudnud ja tegelikult siin on ka väga tugev julgeoleku aspekt. Kui te mõtlete selle peale, et meie energiasüsteemiga nüüd on nagu on, kui te kujutate ette, et meil peakski juhtuma blackout, siis Elering on öelnud, et tagasi lülitamine võiks olla 3 päeva, jah? Terve riigi tagasi lülitamine. See tähendab seda, et 3 päeva need inimesed, kellel on elektriauto, mis nad siis käivad jalaväe, kaugelt, metsast, linna tööle, sest me oleme nii-öelda valglinnastunud ühiskonnas. Kas tänaseks on selgunud ja võime öelda, kes või mis oli automaksu suurim ohver, et on see Eesti autoturg, koalitsiooni reiting või lihtne maksumaksja? Kui nüüd, ütleme niimoodi, et kõige suurem ohver, ma tahaksin öelda, laias pildis oli Eesti majandus. Sellepärast, et tegelikult ja sellest lähtuvalt juba kõik teised. Ma koalitsiooni ei oska nagu ohvrina välja tuua, sellepärast, et kui sa ise teed pooletunnise supluse jääkülmas vees, kas sa saad kedagi sellest süüdistada, et sa saad kopsupõletikku või sa oled ainult iseenda rumaluse ohver. Inimesed, jah, kahtlemata inimesed on täna nii-öelda esimesena löögi all, aga kui te vaatate inflatsiooni, siis selle mootor on olnud ju maksutõus ja väga tugevalt tegelikult ka see, mis oli mootorsõiduki maks. Eelmise aasta lõpus, ma võin praegu äkki natukene luisata, aga kas oli 60 000 inimest, kes ei maksnud õigeks ajaks mootorsõiduki maksu. See tegelikult on väga kõnekas. Juba hiljuti oli siin uudis, et need on 1000 inimesed,
kelle kontod on arestitud mootorsõiduki maksu pärast. Mitmed tuhanded tõesti. Ja riik ei muretse. Ma tahaksin öelda, et muidugi need inimesed on ohvrid, sest kui te kujutate ette, et teie pangaarve on arestitud. Ehk siis lisaks sellele, et nii-öelda teil jookseb see viivis, kogu teie ülejäänud elu paljuski on ju samamoodi pandud pausile. Nii et ohvreid on väga palju. Ma tahaksin öelda, et aeg annab arutust. Ma usun, et see aeg tuleb järgmisel aastal ja nii-öelda, et tõsta natukene Eesti Autoomanike Liidu saba, siis kui see maks võeti vastu ja kui väga paljud ütlesid, et Eesti Autoomanike Liit kaotas võitluse. Ma tahaksin selle koha pealt öelda, et me võib-olla kaotasime lahingu, aga lahingu kaotus ei tähenda sõjakaotust. Selle automaksu juures on üks veider nähtus see, et keegi justkui ei taha sellest vastutust võtta, et seda vastutust veeretatakse ühe persooni juures teise juurde ja lõplikult justkui ei selgukski, et kelle idee see oli või kelle soovil see kehtestati. Et kas automaksu sellisel kujul ebaõnnestumisest räägib tõik, et keegi justkui ei soovi selle eest vastutust võtta? Ei, selle ebaõnnestumisest räägib tõik, et ta võeti vastu ja tegelikult see, et keegi ei soovi võtta vastutust, see räägib pigem inimeste lühikesest mälust. Jumal hoidku, ma arvan, et Mart Võrklaev võib vaadata oma sauna seina peal seda summutit ja mõelda, et tal oli ikkagi päris oluline seos sellega. Ja kuid ta on hiljem sellest väga tugevalt taganenud. Ta on öelnud, et ta pandi nii-öelda tanki, temast sai see automaksu käilakuju, aga ega ta ise seda liiga palju kiitnud ei ole. Ma tahaksin öelda, et ta on seda ikkagi väga palju kiitnud. Nii-öelda saab ju vaadata järgi uudiseid. Me oleme digiajastul, kus kõik on arhiveeritud, lisaks digiprügile ka nii-öelda poliitikute sõnavõtud. Ja ausalt öeldes, kui meie tänane peaminister soovib taganeda sellest, et tema justkui ei ole selle autor, siis tuletaks meelde, et endise kliimaministrina tema oli see, kes nii-öelda andis sellele maksule ju tugeva koefitsiendi. Et siin on nagu täiesti selged osapooled ja ega nad ju täna ei ütle, et asi oleks halb. Kusjuures ma isegi ütleksin, et see on natukene imetlusväärne. Nad lähevad järgmise aasta valimistele vastu, nad vaatavad kõige suuremad kivi enda kaelas. Ja tegelikult ma ei tea, millena nad loodavad. Kas probleemiks täna on automaks eraldiseisvalt või tänane maksupoliitika ning hinnatõusud käsikäes, et proovitakse inimestelt koorida 7 nahka, aga lihtsalt pole enam mida võtta? See on see sama jutt sellest, kuidas inimeste kontod on arestitud ja tänane reaalsus on selline, nagu ta on. Surm tingimata ei pruugi sealt võtta, kus ei ole. See on ju rahvatarkus. Kui vaadata nüüd seda, et see kahtlemata kogu nii-öelda see maksufestival on olnud nii-öelda suur probleem. Tegelikult on see, et proovitakse nagu ignoreerida fakti, et meil on olemas kütuseaktsiis. Lisaks sellele kütuseaktsiisilt makstakse ju ka käibemaksu. Me teeme sellise hästi lihtsa arvutuse, jälle nii-öelda mitte minnes komatäpsusesse, kes siis tänapäeval Eestis poliitikas komatäpsusesse läheb, siis mootorsõiduki nii-öelda siis kütuseaktsiis on umbes 500 miljardit. Kui te võtate meie käibemaksu ja kusjuures ka sellisel juhul, kui ettevõte saab käibemaksu tagasi, siis tegelikult see nii-öelda ettevõtte kulu läheb ikkagi lõpphindadesse käibemaksu juures, mis tähendab seda, et käibemaksu tegelikult makstakse selle 500 miljardi pealt ka suurusjärk veel. Palju? 100 miljonit. On ju nii? Ehk siis jah, probleem on selles, et kogu see nii-öelda maksu ebakindlus või nii-öelda maksudega kaasev ebakindlus, see on viimaste nii-öelda aastate siis märksõna. Ja sinna ette see lubadus, et maksud ei tõusa? Jaa, lugege mu huultelt. Ja kusjuures, kui jällegi
tulles tagasi nii-öelda lühikese mälu juurde, siis iga inimene ise saab vaadata Facebookist, YouTube'ist, mille peale Kaja Kallas ütles, et maksud ei tõuse. Mitte selle hetke peale, vaid järgmise peale valimise perioodi kohta, kus maksud hakkasid hooga tõusma. Otse teemasse, kas poliitik peaks olema rumal, kui kätte mängitud olukord enda kasuks tööle ei pane? Et kas Isamaa jutt automaksu tühistamisest on populism või reaalne plaan? Ja, see on ju see hea trumm, mida praegu mängida, sellepärast et automaks on inimestele siiski pinnuks silmis ja enne valimisi on ju see puhas trump teie raskus. Üks, mis kindel on see, et kui Isamaa saab koalitsiooni, siis automaks kaotatakse. Seda on lubatud nii palju, et nii-öelda Isamaal kindlasti ei ole poliitilist krediiti, et see lubadus jätta teostamata. Kui sa nüüd vihjasid minu erakondlikule kuulumusele, siis ma ilmselt ei ole väga klassikaline poliitik, nii et ma ei oska öelda, kas poliitik peaks olema rumal, kui ta jätab võimaluse kasutamata, aga antud juhul ma tahaksin öelda, et see on nagu normaalsusesse nii-öelda naasemine, sest vaadake seda nüüd veel kord selles majanduse suures pildis. Automaks on varamaks, on ju nii. Kui inimene nii-öelda siis väärata vara omandamiselt ja kusjuures vara ülalpidamisele kulub ju ka jooksvalt ja kogu aeg. Sellele, et ta teeb kiirkulutusi, siis need kiirkulutused ei pruugi jääda meie majandusse. Ehk siis, kui nüüd inimesel on võimalik näiteks, ütleme, et öeldakse, et hobiautandus on halb. Keegi näeb vaeva, teenib raha, ostab omale hobiauto, nii-öelda tunneb sellest rõõmu. Tänapäeval see nii-öelda vaimne tervis on väga oluline. Ma tahaksin öelda, et see on ka tugev vaimse tervise vitamiin. Aga kui ta seda teha ei saa, või kui see tundub tal ühel hetkel ebamõistlik, siis see tähendab seda, et ta mõtleb, et tühja ka. Ma sõidan hoopis Hispaaniasse. Ehk siis sellise sundolukorraga võetakse praegu raha ringlusest maha? Ma tahaksin öelda, et see raha viiakse välismaale. Ehk siis inimesed, palju on neid asju, mida me igapäevaselt ostame, need kulutused, mida me teeme, mis jäävad meie majandusse. Me ju ei eelda seda, et inimene hobiauto asemel nii-öelda investeerib perefarmi piima, mida toodavad nii-öelda Eesti lehmad Eesti põllu peal. Et tõenäoliselt on ikkagi see, et okei, mul autot ei ole. Ma lähen sõidan välismaale, ma lähen võtan 2 tärni omal hotelli nii-öelda tavalisele klassile juurde ja ma nii-öelda puhkan ja naudin seda seal, aga see raha siis on juba ju Eesti majandusest läinud. Ühe ideene automaksu õigustamiseks öeldi, et soovitakse päästa Eestit autostumisest. Kas teil oleks parem plaan, kuidas Eesti autostumisest päästa või pole see teie hinnangul oluline püüdlus? Ma tahaksin öelda, et igasugune vabandus ju kõlbab lolluse põhjendamiseks, aga Eesti ei ole autostunud. Ehk siis Eesti on hajaasustusega riik, kus auto tegelikult on väga oluline nii-öelda siis abivahend ellu jäämiseks. Kui te võtate perekonna, kes elab kuskil maal, ema elab samas majas, isaga, seal on lapsed, aga nad töötavad. Ma olen ise sellest perekonnast pärit, ma tean, kuidas see käib. Ja, siis see tähendab seda, et tavaliselt, kui see pere suudab seda endale lubada, siis neil on 3 autot. Ühega käib isa tööl, ühega käib ema tööl. Ja üks on selle jaoks, kui isa või ema auto läheb katki, või siis, kui kohalik omavalitsus ei lükka teid puhtaks, või siis, kui on vaja põllulapi peale tuua sõnnikut. Ehk siis, kui te nagu võtate nüüd, mitu autot on ühe ruutkilomeetri peale Eestis ja te võrdlete seda meie nii-öelda, ma tahaksin öelda siis eeskujudega Kopenhaagenis ja Amsterdamis ja kust mujast seda tuuakse, siis meil tegelikult on ikkagi väga vähe sõidukeid. Ja me saame rääkida Tallinnast. Tallinnas on lihtsalt see asi, et see linn on arendatud sellel ajal, kus, kuidas ma nüüd ütlen, autod hulk oli väiksem.
ja kui majad on juba ehitatud, siis ruumi ju painutada ei saa, vähemasti mitte praktiliselt. Ma tahaksin siin tuua ühe nii-öelda asja veel, vaadake. Lisaks sellele, et riik nüüd väidetavalt võitleb autostumisega, siis tegelikult mida tehakse? Need samad autod, mis on jäänud uuena ostmata, need autod on nii-öelda siis juhiabidega, mis suurendavad ohutust. See tähendab seda, et need vanad autod, mis on tänu sellele jäänud meie teedele, need tegelikult on ju potentsiaalne liiklusoht. Kas automaksu kehtestamisega kaasnes ka midagi head? Jah, ma tahaksin öelda, et see paljastas väga paljudele nii-öelda siis meie valitsuskoalitsiooni ignorantsuse. Sellepärast, et kui te mäletate, kui palju inimesi tegelikult olid automaksu kehtestamise vastu ja neist sõideti lihtsalt üle. Ja kui me nüüd peale, ma tahaksin öelda, et see oli äkki esimene selline suurem kivi, mis hakkas tõsiselt kukutama koalitsiooni nii-öelda siis toetust. Et jah, selles mõttes kindlasti oli hea. Kas automüügi ettevõtted taastuvad tänasest madalseisust või on tarbija teie hinnangul lihtsalt järgmiste valimiste ootel, et võib-olla tuleb uus võim ja olukord läheb paremaks? Ma just hiljuti vaatasin nii-öelda siis mootorsõiduki maksuseadust, mille president välja kuulutas. Ja vaadake, seal oli ka nii-öelda liiklusseadust nii-öelda muutev osa alguses. Registreerimismaks nii-öelda hakkas kehtima koos mootorsõiduki maksuga. Registreerimismaks tõuseb aastal 2028 ja 2031. Ma täiesti huvi pärast tegin selle kalkulatsiooni, et millele see nagu tõus siis vastab. Põhimõtteliselt uus auto, mille nii-öelda siis, ütleme, et mille registreerimismaks toome utreerides on 100 eurot 2025 aastal. Kui see auto saab 3 aasta vanuseks, siis registreerimis nii-öelda tasu tõus 28. aastaks viib selle nii-öelda registreerimistasu uuesti 100 euro peale tagasi ja samamoodi ka 31. aastal. Ehk kui te nüüd, ma ei ole kindel, et see on kuskile kadunud, ma arvan pigem ta ei ole kuskile kadunud, sest kui seda seadust lugeda, seal paistab selline meie, ma tahaksin öelda siis nüüd seaduse omapärane nii-öelda siis väljendusviis, ehk nad on võtnud välja paragrahvi, mis selle ajaraami lõi, aga nad on jätnud, siin on need lisad. Ehk siis ilmselt see ikkagi nagu on teemaks, ehk siis 28. aastal me saame uue registreerimise löögi ja 31. aastal me saame järgmise registreerimise löögi. Nii et ma arvan, et see tuli, et jääda. Ja teine asi on see, et vaadake, väga paljud meist hea meelega lähevad, ostavad poest riideid ka siis, kui selleks puudub otsene vajadus. Aga samas, kui me oleme õppinud seda, et vana riidega saab väga hästi pikem aja läbi, see tähendab seda, et kui meil nüüd tekib uuesti võimalus minna poodi uusi riidid ostma, siis mõtled, et mul täna muud ka teha, et tegelikult mul on see kogemus juba olemas, et see vana käib väga hästi. Ehk ma arvan, et kui nüüd räägitakse seda, et ühel hetkel tuleb vajadus ja inimesed lepivad, teise külje pealt ma tahaksin öelda, et inimestel on tekkinud harjumus sõita selle oma vana autoga. Ehk siis nad oma kulutused teevadki kuskile mujale, olgu see siis Hispaania hotelliseks. Priit Tammereid, ma tänan teid selle vestluse eest. Aitäh! Tänane saade keerleb raha ümber ning nüüd võtame fookusesse pensionisambad, eeskätt teise samba ja selle tuleviku. Õhtulehe ajakirjanik Vahur Koorits on teemat pikalt käsitlenud ning vaadelnud olukorda, mis saab siis, kui peatataks teise samba maksed. Tere, Vahur! Tere! No ma saan aru, et tuleviku planeerimine käib juba täna, kuid see, mis horisondilt koidab, ei pruugi meile meeldida.
No see sõltub muidugi sellest, et mis on sinu isiklik seisukoht, et teise samba osas on palju neid erinevaid seisukohti, et mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, et siis kui see 5 aasta eest vabatahtlikuks tehti, osad võtsid oma raha kohe välja, enamik tegelikult jäid sinna raha koguma, et neil on endiselt umbes 500 000 inimest, kes on teises sambas vabatahtlikult nüüd praegusel ajal koguvad omale pensioniks raha. Ja küsimus on selles, et sinna sellele teisele sambale annab natuke tuge ka riik oma maksetega. Ehk siis, et skeem on praegu selline, et inimene oma enda palgast maksab 2–6%. Et vanasti oli ainult 2, aga seda saab tõsta ka 4 või 6 peale. Ja siis riik maksab 4% veel juurde, ehk siis, et sõltuvalt enda valikust läheb 6–10% inimese palgast, ja see on enne makse, läheb teise sambasse, kus see siis loodetavasti kasvab ja kosub. Ma saan aru, et oma artiklitesse tõstatasid küsimuse, et erakond Isamaa, kes on mänginud mõttega, et kui teise samba maksed riigi poolt peatada, saab riigi eelarve tasakaalustada. Et mida see tänase pensionikoguja jaoks siiski tähendab, et teeme puust ette ja punaseks, et kui selline olukord peaks realiseeruma, mis siis saab? Kui selline asi juhtub, siis aastast 28, ehk siis tõenäoliselt umbes 1,5 aasta pärast, juhtub selline olukord, kus riik võib tõesti lõpetada enda poolsed maksed pensionisambasse. Et siis jäävad sinna teise sambasse ainult inimese enda isiklikud maksed, mis on siis miinimumvariandis 2% ja suuremas variandis 6%. Ehk siis see tähendab seda, et inimesele koguneb sinna vähem raha ning see on ka vähem raha, mis saab selle kasvada ning kunagi, kui on aeg minna pensionile, on ka vähem raha, mida on sealt võtta. Ehk siis, et selle mõju pikaajalisele pensionile on ilmselt negatiivne. Et seal saab natukene võib-olla seda kuidagi kompenseerida mingite valikutega, aga me ei tea, kas selliseid kompensatsioonimeetmeid tehakse. Aga selline oht, et inflatsiooni tagajärjel või inimeste see pensionisammas nagu nii kokku kuivada selleks hetkes, kui me sinna pensionile jõuame, et täna sa võid sinna koguda, aga et tulevik ei pruugi siiski olla nii roosiline, kui sulle täna tundub, et sa oled väga palju panustanud sinna. See nüüd natukene sõltub asjaoludest, et üldiselt selleks, et see sammas ka kasvaks, et ta jääks inflatsioonile jalgu, on jah mõistlik panna natukene parematesse fondidesse reeglina. Kõige lihtsam ja lollikindlam soovitus on valida mõni indeksifond, millel on odavad tasud, et sellised üldiselt käivad maailma börside käekäiguga koos ja need börsid ikkagi keskmiselt toodavad natuke rohkem tootlust, kui on see tarbijahinnaindeksi kasv Eestis. Et tuleviku ennustamine on raske, aga senine kogemus on selline, et pigem ikkagi sealt see kasv on natukene suurem, kui on see hinnakasv. Et alles siis, kui inimene hakkab jõudma natukene hilisemasse vanusesse, 60 või natuke hiljem, võib seda liigutada natukene nagu leebematesse fondidesse, need konservatiivsemad fondid, kus on palju võlakirjasid ja seal ka see kasvunumber jääb väiksemaks, aga seal on see kahanemise risk ka väiksem, mida inimesed mõnikord kardavad, et nüüd äkki nagu raha kahaneb seal. No inimeste usaldus pankade vastu tihtilugu on nagu see on, et ma kujutan ette, et väga palju on neid inimesi, kes jätkuvalt eelistavad varianti, et koguvad raha nii-öelda sukasäärde, et see tundub nagu selline lollikindel skeem olevat, samas säästud ei kasva, et mida sina neile inimestele ütleksid, et kas tasub ikkagi panna sinna rahakassasse seda raha või tuleks ta ikkagi kuidagi paremini ära planeerida? Iseseisva kogumisega on paar sellist väikest mure kohta, et kõigepealt on selline tõdemus, et ega inimestel seda nagu raha sinna tegelikult väga palju ikkagi ei kipu kogunema. Kui me jätame kõrvale need inimesed, kes tõesti füüsiliselt panevad sularaha sukasäärde, ehk siis, et kelle kohta me tegelikult ei tea, et kui palju neil seal on. Kui me räägime inimestest, kellel on mingisugused summad arvetel, võib-olla mingites muudes kogumishoiustel, aktsiates, mis ei ole pensionifondides, siis kogemus näitab, et ega väga palju ei kipu seda nagu finantsvara sinna tekkima.
et selles mõttes pensionifondid oma sellise poolsundusliku olemusega, kus raha võetakse ära ja pannakse igal juhul alati koheselt, et see on selline suhteliselt hea lahendus. Et see aitab natukene nagu, sest inimestel alati on kiusatus, et kiusatus alati kulutada natuke rohkem ja rohkem, kui see võib-olla hea oleks, et kui palgapäevani on nädal jäänud ja vaatad, et raha on nii palju arvel, siis on kiusatus see kõik ikka palgapäevaks ära kulutada. Ja et seda ei et saaks uus raha peale tulla. Jah, et seda ei juhtuks, on hea, kui see nagu raha läheb juba palgapäeval kohe nagu ära sinna pensionit koguma niimoodi, et ei ole arve peal seda kiusatus, mis nagu kipub lõppema sellega, et palgapäevaks on ikkagi see pangaarve täiesti tühi. Tuleme tagasi selle teise pensionisamba juurde, et millised on need ohud ja võib-olla ka head pooled selle juures, kui riik otsustabki näiteks teise pensionisamba maksed peatada, siis mis sellega kaasneb? Et me juba rääkisime sellest, mis kaasneb inimese jaoks, aga riigieelarve mõttes, kas sa usud, et see on hea lahendus? See lühiajaliselt annab riigieelarvele raha juurde niimoodi, et meil on päris suur eelarve defitsiit, millele on põhjuseid tekkinud mitu. Ära tuleb märkida kaitsekulude tõusu, aga ka seda, et nüüd sellest aastast on maksuküüru kaotatud ja see maksuküüru kaotamine oli hästi, hästi kallis asi. Et see on tekitanud hästi suure augu, seda auku tuleb kuidagi täita ja selle augu täitmiseks siis nagu ongi see mõte, et jätame nüüd need pensionimaksed kus seda ja teist ja inimesed saavad kunagi suuremat esimese samba pensioni. Kas tulevikus riigil on piisavalt palju raha, et seda suuremat esimese samba pensionit maksta? Ei tea, võib juhtuda, et ei ole. On tõenäoline, et ei pruugi olla selle jaoks raha. Et mina isiklikult pigem panustaks jätkuvalt sinna teise sambasse päris korralikult. Aga kui juhtub tõesti selline asi, et need maksed peatatakse, siis riigieelarve seisukohalt tõesti defitsiit jääb vähemaks, peab vähem laenama, lühiajaliselt on tal kahtlemata positiivne mõju. Et see ongi siin selline asi, kus võetakse pikaajaline kasu, vahetatakse see lühiajalise kasu vastu. Mis kaasnes selle buumiga, kui inimesed, see teine sammas anti vabaks, inimesed said sealt soovi korral raha välja võtta, mida tähendas see riigi ja pankade jaoks? Ja riigieelarvele oli see ka jälle väga kasulik, sellepärast, et on hulk inimesi, kellele ei pidanud enam riik maksma 104% pensionisambasse. Sealt kohe vabanes suur hulk raha. Samuti, kuna need inimesed lõpetasid ka oma maksed, siis sealt hakkas riik saama natukene rohkem tulumaksu. Sest üks asi, mis on teise samba juures hea, on see, et kogu see raha, mis sinna läheb, on maksueelne raha. See on brutopalgast läheb see raha. Ehk siis, et kui keegi saab palka 2000 eurot bruto, siis ja kui ta paneb 10% läheb sellest sinna teise sambasse, siis sinna lähebki niimoodi 200. Et aga kui sul on nagu 10% su brutopalgast nagu kätte, ei oleks 200, ta oleks väiksem, sest nagu tulumaksud või teised asjad lähevad ikkagi maha sealt. Et see on nüüd see koht, mis on riigile nagu väga hea, et kui inimesed ei osale seal, siis riik peab tegema oma sissemakseid ja riik saab ka rohkem tulumaksu inimesed kätte. Inimene selle jääb natukene kohe kulutamiseks rohkem raha kätte, see ei ole väga suur summa. Et riigile on see olnud väga kasulik, et inimesed sealt loobuvad. Mul on väga raske näha seda loobuva inimese isiklikku kasu. Et jah, et nad said mingi hetk raha kätte, see on praegu suures ulatuses kas ära kulutatud, osadel istub see niisama arve peal, inimestel on tihtipeale natuke keeruline välja mõelda mõistlikke investeerimisvõimalusi, mis sellega peale hakata, et ka need, kes pankasid ei usu, et olgu panka ei usu, aga endal ka tihtipeale ikkagi ei ole väga häid mõtteid, kuhu seda kulutada ja siis, kui see läheb tarbimiseks, siis see kodutehnika, mis selle eest osteti ja hakkab vaikselt amortiseeruma, kui on jälle nagu uut vaja, siis seda uut sammast pole enam võtta. Kui palju eestlased üldse mõtlevad enda tuleviku kindlustamisele sinu hinnangul, et kui suur hulk leibkondi on ikkagi, olgem ausad, täna olukorras, kus elataksegi palgapäevast palgapäevani ja sealgi annab kuu lõpp
kuidagi väga valusalt tunda. Palgapäevast palgapäevani elamine on, jah, seda mõjutab palga suurus, aga ta on ikka päris suures ulatuses nagu valik. See on nagu väga vaesed inimesed suudavad raha kokku hoida ja väga jõukad inimesed suudavad ennast vaeseks kulutada. Et me teame ikkagi juhtumeid väga rikastest inimestest, kes on proovinud veel rikkamatega võidu elada ja siis on avastanud, et ka nemad, raha on otsas, pankrot, kõik läheb müüki. Et jah, inimestele meeldib öelda, et raha ei ole, et minu palgaga ma ei saagi teistmoodi. Reaalses elus ikka kipub olema, et saad palka juurde 10%, 100%, see kõik kulub ära, raha kulutamine ei ole keeruline, et alati on võimalik raha kulutada veel ja alati on ka võimalik ka üsna väikeste sissetulekute pealt ikkagi natukene kõrvale panna, see on tõesti natuke selles elustiilis kinni. Aga mida see sinu hinnangul näitab? Kas see näitab seda, et meil oleks vaja seda rahatarkust inimestest kuidagi paremini juurutada? Et kust see alustada võiks sellega? Rahatarkus on kasvulik asi, aga see on natuke ikkagi selline nagu tõesti inimese isiklike valikute koht. Mõnele meeldibki elada nüüd ja praegu ja teine mõtleb natukene rohkem see pikema plaani peale, et kas ja kuidas me seda inimest iseloomu saame muuta. Ma arvan, et see ei ole ka nüüd nagu niisama lihtne, et kipuvad olema sellised nagu trendid, et jah, et ütleme keskealisena inimesed hakkavad natuke rohkem säästma, et osaliselt ka seetõttu, et sissetulekud on suuremad, et kui elustiil samal ajal jääb see samasuguseks, siis nagu on ka lihtsam kõrvale panna, keskealised ka mõtlevad vanaduse peale juba rohkem, kui mõtlevad noored inimesed, aga päris seda, et see ilmselt jääb, et inimesed teevadki erinevaid valikuid. Et saatuse oleks ennast päris jätta ei tasu? Jah, kindlasti on mõistlik teha nagu õigeid asju, et natukene mõelda ikkagi ette, et kõige lihtsam viis, kuidas vanaduse vastu ennast kaitsta, on teha ametlikku palgatööd niimoodi, et siis tuleb sulle esimese samba pension ja et loodetavasti on ka ikkagi teine sammas olemas, et ei ole sealt välja astutud, et tavaline palgatöö, kus sa nagu teenid välja esimese pensionisamba õiguseid ja teise samba raha, et see on kõige mõistlikum. Et ümbriku palk ja kõik need muud sellised lahendused, kus makse ei maksta, siis tähendavad ikkagi seda, et ka tulevikuks midagi ei kogune, ei esimesse ega teise sambasse. Kas täna on pensionikogu ja ikkagi poliitiliste muutuste ja poliitikute meelevallas mõneti, et kuidas koguda raha nii, et poliitmaastiku vangerdused inimese turvatunnet ei raputaks? Siin juures tasub rõhutada, et see raha, mis on kogunenud, need pensionisambad, et nende inimeste isiklikud kontod, see on eraomand. Kõik, mis seal on inimese omand, täpselt samamoodi nagu on sinu omand, sinu isiklik pangaarve, kus sulle palk tuleb. Ehk siis, et see on suhteliselt okei. Seal on küll tõesti kasutuspiiranguid natuke, et sa ei saa neid kohe, aga see on kaitstud. Selle kallale ei saa keegi minna niisama. Seda on Riigikohus öelnud ja seda saab enam-vähem usaldada. Küsimus on tõesti, et mis saab edasi, on ju. Et kui riik vähendab omapoolseid makseid, siis lihtne soovitus on ikkagi, et endapoolseid makseid võiks jätkata. Et las see riik teeb oma riigi asja, et mina teen oma asja. Siis on lootus, et ikkagi ka need summad kasvavad, et eks nad kasvavad ka selle tavaliste börside kasvu pealt, aga kui sa paned ise ka ikkagi jätkuvalt juurde, siis annab jõudu sellele kasvule. Nii et sinu hinnangul on kasulikum ikkagi koguda sambasse, mitte sukasäärde? Jah, ütleks küll, et indeksifondid pensionisambas, kui pangad ei meeldi, on olemas ka üks pensioniühistu, mis ei ole pank, et saab ka sinna panna oma nagu raha kasvama. Nii et ükskõik, kas need börsid tõusevad või langevad, kas Suessi kanal ja Hormuzi väin on kinni või lahti, et ma soovitan ja ükskõik, mida teeb ka riik omapoolsete maksetega, lihtne soovitus on see, et inimene ise võiks ikkagi jätkata sinna kogumist ja võiks võtta seda asja rahulikult, et juhtub, mis juhtub, et selline rahulikult võtmine, asjade rahulikult edasi tegemine kuni umbes selle hetkeni, ma ei tea, 5 aastat, kui enne pensioni minekut, on see koht, kus nagu võikski nii teha. Vahur, ma tänan sind selle analüüsi eest ja nende, võib vist öelda, näpunäidete eest pensionikogujale.
kui palju mõtlete enda pensioni ja vanaduspõlve peale? Mitte väga. Eriti hetkel ei mõtlegi. Mitte väga palju. Eks ikka mõtlen. Natuke ikka jah, eks peab nende pensionisammastega tegelema ja koguma sinna. Ausalt öeldes ma olen täpselt veel nii noor, et nii väga ei mõtle, aga kui ma saan 18, siis tuli kohe see teada, et hakka esimese samba jaoks koguma, kõrvale panema. No ikka mõtlen, vanus on juba sealmaal, peab mõtlema, et mul on 3. sammas on korralikult täis, selle eest ma hoolitsen isegi rohkem kui vaja. Siis natuke olen investeerinud, aga seda nagu suht lohakalt. Kas panete niisama ka raha kõrvale, et kogute nii-öelda sukasäärde, et oleks mustadeks päevadeks alati olemas? Jah, otseselt võib-olla mitte, et eks ikka mõtleb nagu tuleviku peale, aga paigutab seda raha kuhugi, et sukasääde nagu ei pane seda, jah. Ei tuleks meelde küll, et koguks. Ei, mitte märkimisväärselt. Jah. Et kohustuslikud sambad ja kogu lugu? Jah. Aga panete raha kõrvale ka, kogute sammastesse või ei käi veel tööl? Hetkel ei käi tööl. Sambad mõlemad on olemas. No eks ikka peab tuleviku peale ka mõtlema, aga noorena see vabaduse tunne ja iha on suur. Aga eks ikka midagi on kõrvale pandud. Kogun, panen kõrvale. Nii et sellist momenti ei teki, et kuu lõpus on olukord väga kriitiline ja tuleb vaadata, kuidas hakkama saada? Sellist pigem ei teki, jah. Võib-olla mõni näpunäide teistele, et kuidas niimoodi ära elada 5 lapsega, kuidas niimoodi ära elada, et kuu lõpus toime tulla? No ikka tööd teha, hästi palju tööd teha ja mõelda, mis on nagu olulisem, kuhu raha panna. No ma ei tea, poes on ju need 30%, 50% allahindlusega tooted, kui need samal päeval ära süüa või sügav külma panna, no see on üks võimalus. Mul on üks täpne summa, mis ma iga kuu panen endal kogumisse ja Swedbankis on see ka, et iga makse pealt see ümardab täisarvuni ja siis lisab need sendid. No eks sellega peab targalt käituma jah, et kuidagi tulevikku investeerima või kinnisvarasse või kuhu iganes kellelegi meeldib, et me, jah. Olete ise teinud seesuguseid investeeringuid? Eks ikka jah, peab nagu targalt käituma, et tulevikus oleks lihtsam selle poolest, kui midagi peaks juhtuma, et see on alati kuskilt võtta midagi. Aga usute, et pension on see, mis vanaduspõlve aitab hõlpsasti läbi ajada või tuleks ikkagi teha mingisuguseid tarku finantsotsuseid ka väljaspool pankasid ja pensionisambaid? See aitab kindlasti kaasa, aga tegelikult ei tea ju, mis tulevik toob. Et ei oska niimoodi 50 aastat ette näha, aga ma arvan, et pensionist on kindlasti kasu, jah. Ma ei usu, et need aitavad hõlpsalt ära elada, aga vähemasti need annavad mulle mingi kindlustunde, et sellepärast ma hoian teist sammast ka, et no midagi ikka. Aga olete osav rahakoguja ja rahaga ümber käia? Ma tahaks öelda küll, jah. No kuna ma ütlesin, et mul nagu kuu lõpus seda probleemi ei teki, siis ma arvan, et ma ikkagi olen rahatark, ehkki ma võiks olla rahatargem. Kas seda rahatarkust tuleks Eestis rohkem õpetada, võib-olla juba koolidest alates? Kindlasti, sellepärast, et mina olen ju selle aja inimene, kus seda üldse ei õpetatud. Ise olen nagu vaadanud, eks ju, et kuidas saab ja mida saab. Ja kindlasti, no kuna ma tean, ma loen nagu ja näen, et paljudel on näpud põhjas, siis järelikult ikka jah. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletan veel meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga juba järgmisel reedel.